avastasin ühe huvitava asja, mis on mind hästi palju tagasi hoidnud. Ma ei ole julgenud nimetada, ehkki ma olen ettevõtja, ma ei ole julgenud nimetada oma tööd äriks. Et vaimse tervise eest seismine või hoolitsemine, et kuidagi see nagu ei tohiks olla äri. Mis ilmselt on selline nõukogude aja taak, et sellest ajast, kui ma ei tea, isegi ei tohtinud raha küsida ja massaaži eest ei tohi aitäh öelda ja mingid siuksed kummalised uskumused, mis inimestel on seoses selle vaimse tervisega. Ma isegi ei tea, kust need tulevad, aga ma usun, et need on paljudele meist külge jäänud ja minule kindlasti ka. Et ma ei ole julgenud nimetada seda, mida ma teen äriks, ehkki ma maksan ju iseendale palka, olen iseenda tööandja, et ma ei tööta kellegi teise heaks. Ja et kuidagi just vaimse tervise vallas on nagu omakasupüüdlik või kuidagi nagu halva maiguga, kui sa pakud vaimse tervise teenuseid ja siis nimetad seda äriks. Ja viimaste uudiste valguses ka füüsilise tervise eest hoolitsemine on väga suur äri, nagu me oleme näinud. Et tegelikult kogu elu on äri, igal pool kõik, kes mingit tööd teevad, saavad selle eest raha ja vahetavad selle mingisuguse teise toote või teenuse vastu, mis maksab raha. Ja isegi kui raha ei vahetata, siis ma ei tea, oma lastele ma pean kogu aeg midagi maha müüma, et miks ta peaks hommikul värsket kurki ja tomateid sööma või miks me ei alusta magustoidust, et me kogu aeg tegeleme tegelikult oma põhimõtete ja oma väärtuste teistele pakkumisega, mis suures plaanis ongi ju müümine. Müüme midagi, mida me ise usume, et on hea. Ja ehkki me kodus raha ei vaheta, aga samas kodutööde eest lastele tihtipeale ju ka antakse raha, et see on tema võimalus nii-öelda kuidagi teenida ja õppida, on ju, et mis on raha väärtus ja nii edasi. Et miks ma ei võiks päriselt välja öelda seda, et minu teenus, mida ma pakun, on ühtlasi ka minu äri. Ja ma olen hästi kaua nagu kuidagi mitte seda teinud. Ja samas ma näen, õnneks on olemas on ju internet ja maailm on valla, et ma näen, kuidas Instagramis inimesed, kes pakuvad samamoodi, keda ma jälgin, vaimse tervise mingisuguseid teenuseid, neid on ju väga erinevaid. Et kes ütlevadki, et ma olen selles äris ja Ameerikas on see nagu nii normaalne, sellepärast et kõik teavad, kui palju seal maksab, ma ei tea, tervisekindlustusega versus tervisekindlustuseta, haiglas käimine, lapse sünnitamine, ma ei tea, hambaravi, mis iganes, et kõik on nagu hirmus kallis ja ilmselgelt siis on ka odavam hoolitseda rohkem oma tervise eest enne sinna haiglasse jõudmist, et ma ei peaks sinna haiglasse minema. See on ka äri ja keegi ei häbene öelda, et nad teevad äri või et nad on hustlerid. Et eesti keeles sellist sõna, see on kuidagi nii halva maiguga see sõna, et ma kuidagi hangeldan, hangeldamine on näiteks selline sõna, hangeldamisega ja liigkasu võtmisega, et inimesed saavad oma raha ja keegi võtab vahelt kasu ja keegi müüb kallimalt ja et sellele nagu vaadatakse halvasti. USA-s kõik vaatavad, et kui tubli, et ta võtab ja teeb ja pakub midagi ja lisab mingit väärtust või lihtsalt toob kauba lähemale, et ta on nagu väga tubli hustler, on ju. Ja see väärtuste konflikt, ma tunnen, on minu sees nagu hästi kaua elanud, et nagu nimetada oma tööd äriks ja teenida sellega raha, et see on kuidagi olnud siukene ebaõiglane nende inimeste suhtes, keda ma aitan, sest et justkui aitama peaks tasuta või aitama peaks odavalt. Ja ma näen sedasama konflikti ka väga paljude teiste Eesti terapeutide, coach'ide ja vaimse tervise nagu abistajate juures, et kellel ei ole seda julgust või no võib-olla ikkagi julgust või seda nagu enesehinnangut nii palju, et küsida raha. Ma ei mäleta, kes see oli, aga keegi pakkus, et ma pakun see suvi seansse ja
sina paku ise hind, mis minu seanss maksab. Nagu issand jumal, inimene võib ka 5 eurot maksta su mingisuguse 1,5 või 2 tunni eest, et kas sa päriselt siis tahad selle 5 euro eest anda endast maksimumi ja teha, ma ei tea, päev läbi seansse ja saada 20 eurot või? Ei taha ju. Keegi ei taha teha päev läbi tööd ja saada ainult 20 eurot selle eest. Et see on nagu nii suur selline eneseväärtustamise küsimus ja teema. Ja kuna ma nüüd olen enda nendele rahateemadele otsa vaadanud, siis ma tahangi teiega ka jagada, et kuidas teie tunnete, et kas vaimse tervisega aitamine ja üldse kellegi teise aitamine, kas see võib olla ka äri selle inimese jaoks, kes seda teeb?